elas kord hull Vene juht nimega Vladimir Putin. Oma soovist ajalukku minna ja teades, et surmavari läheneb iga aastaga, kui ta sügavamale oma 70-ndatesse jõuab, alustas see mees sissetungi. See ei läinud hästi. See ei lähe siiani hästi. Oma hulluse tasuks lasid selle juhi vaenlased lahti droonid, mis lendasid sügavale Venemaale ja hävitasid kõik, mida nad nägid. 40 päeva ja 40 ööd lendasid droonid. Venemaa tambiti halastamatult. Saada sihtmärki hävitati veidi enam kui kuu kestnud põrgu jooksul. Ja mis puudutab seda hullumeelset juhti, siis talle loeti just parimat unejuttu, mida kunagi räägitud. Talle see üldse ei meeldinud. Ma kiitsin heaks. 40-päevase mõjutusoperatsiooni teenistusele agressorriigi vastu, mille eesmärk oli sundida seda sõda lõpetama, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski 25. juunil. Sellel kampaanial oli selge eesmärk. Putinile avaldatakse mõju, et ta lõpetaks sõja, ütles Zelenski. Ja see mõju avaldub sadade droonide näol, mis lastakse teele, mis sihtisid võtmekohti Venemaal, okupeeritud aladel ja rindejoonel. Eesmärk oli selge. Venemaa pidi tundma sõjavalu, mille ta ise alustas. Ukraina. 40-päevase tulejõu tõttu pidi Venemaa kannatama nii palju, et Putinil ei jääks muud üle, kui tulla läbirääkimiste laua taha. 40-päevane kampaania on nüüd läbi ja kuigi see pole saavutanud oma peamist eesmärki ning Ukrainal on selle kohta oma sõna öelda, on see täitnud Zelenski kõige tähtsama lubaduse. Tuhanded Vene sihtmärgid on hävitatud. Numbrid on teada ja need moodustavad kõige hullema unejutu, mida Putinile kunagi räägitud on. Oma kampaania jooksul suutis Ukraina korraldada üle 100 löögi strateegilistele sihtmärkidele Venemaal ja okupeeritud aladel. Valik oli muljetavaldav. Naftatöötlustehastele, nagu nii sageli varemgi, anti lööke. Ainult et seekord olid need löögid tugevamad kui kunagi varem. Ukraina droonid külastasid lennubaase, õhutõrjesüsteeme, sõjalaevu, tankerlaevu, logistilisi keskusi ja sõjatööstusettevõtteid. Kineetilised sanktsioonid levisid laialdaselt. Rekordeid purustati ja varilaevastikutankerid saadeti Krimmi ümbritsevate merede põhja. Ja rindel ning tagalas läksid numbrid Venemaa jaoks veelgi hullemaks. Ukraina droonid hävitasid kogu rindel üle 21 000 sihtmärgi ja tapsid 40 päevaga peaaegu 5000 Vene sõdurit. See teed keskmiselt 125 tapetud päevas, kusjuures paljud sai veel vigastada. Varustust hävitati sama lihtsalt kui sõdureid. Mõned neist hetkedest jätame kampaania tipphetkede jaoks, mida kohe jagame. Kuid United24 Media pakub alustuseks juba palju. Ukraina. 40-päevase välksõja jooksul hävitati 124 suurtükisüsteemi. Venemaa kaotas 63 soomukit, 24 tanki ja 22 mitmikraketiheitjat. 14 Venemaa lennukit ja kopterit lasti alla Ukraina droonitulega. Samuti hävitati 40 õhutõrjesüsteemi, mis pidid kõige selle juhtumist takistama. Ja kui asi puudutas Venemaa droone, vastas Ukraina tulele tulega palju tõhusamalt, kui Putin eales oleks osanud arvata. Kampaania lõpuks oli tuhaks tehtud üle 11 000 Venemaa drooni ja maismaa roboti koos 712 meeskonnaga, kelle ülesandeks oli neid droone juhtida. Venemaa jaoks pidi see tunduma nagu lakkamatu rünnak, just kui hüdrale päid maha raiudes. Kui üks hävitati, ilmus selle asemele 2 uut. Aga me mainisime midagi tipphetkede kohta, nii et vaatame mõningaid silmapaistvamaid hetki sellest 40-päevasest kampaaniast, mis oli Venemaa jaoks täis valu. Kõigepealt suundume Omskisse. See asula, mis asub Siberis, pidi olema Ukraina droonide haardeulatusest kaugel väljas. Rohkem kui 2500 kilomeetri kaugusel Ukrainast oli see linn turvaline. Ideaalne koht, kus asub üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Loomulikult võite arvata, mis juhtus. Ukraina ründas Omskit droonidega. Linna rafineerimistehas, mis oli nii kaua ulatusest väljas, sai tugevalt pihta. Sündmuskohalt tehtud fotod näitavad tulekahju ja suitsu, mis tõuseb sellest olulisest rajatisest. Ukraina droonid purustasid kõik varasemad kaugusrekordid, lennates nii sügavale Venemaale, et jõudsid peaaegu Kasahstani piirini. Ukraina ei sihtinud seda rafineerimistehast ainult selleks, et saata sõnum, et ükski Venemaa kriitilise tähtsusega rajatis pole enam turvaline. Omski rafineerimistehas on tohutu. Tegelikult üks suurimaid Venemaal. Selle aastane naftarafineerimisvõimsus on 21 miljonit tonni toornaftat. See tehas spetsialiseerub ka kütuste, määrdeainete ja naftakeemiatoodete tootmisele, mis on Vene sõjaväe elutähtsad tarbed Ukrainas. See rünnak polnud ainult sümboolne, vaid ka strateegiline. Enne 40 päevast kampaaniat oli Omski rafineerimistehas üks 2 Venemaa 10 suurimast naftarafineerimistehasest, mida Ukraina droonid polnud veel külastanud. Nüüd enam mitte. Ja kui juba rääkida Venemaa suurimatest naftarafineerimistehastest, siis see viib meid teise tipphetkeni. Kõik 11 Venemaa suurimat naftarafineerimistehast on nüüd saanud Ukraina droonide poolt tabamuse. Ukraina võttis sihikule need 20 suurimast, mis olid veel jäänud, tabas mõlemat ja lisas veel ühe lisalöögi pealegi. United24 Media teatas sellest.
7. juulil, märkides, et Omski rünnak oli viimane nimekirjas, mida Ukraina vajas. Teisi on tabatud nii kogu 2026 aasta jooksul kui ka 40-päevase kampaania ajal. Kiriši naftatöötlemistehast, mis töötleb kuni 21 miljonit tonni naftat aastas, on pidevalt rünnatud. Kostovo rafineerimistehas, mis töötleb 17 miljonit tonni aastas ja toodab 4,8 miljonit tonni bensiini, sai 2. juulil tugevalt pihta, kaotades selle käigus poole oma tootmisvõimsusest. Ryazani rafineerimistehases töödeldavad 17,1 miljonit tonni ei lähe enam käiku, kuna maikuine rünnak peatas tootmise. Kevade ja suve jooksul on Ukraina sihikule võtnud nii Jaroslavli kui ka Volgogradi rafineerimistehased, mille mõlema töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni aastas. Moskva naftarafineerimistehas, mis peaks olema turvalisem kui enamik teisi tänu oma lähedusele Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevatele õhutõrjesüsteemidele, sai juunis 2 korda tabamuse, mis võttis 12 miljonit tonni rafineerimisvõimsust rivist välja. Ja nimekirja lõpetavad Bashnefti Novoili, Sõzrani, Pemmi ja Novokuibuševski rafineerimistehased, mis töötlesid kokku 37,8 miljonit tonni toornaftat aastas. Vene nafta põleb kiirusega, mida me pole kunagi varem näinud. Ja kuigi Ukraina rafineerimistehaste rünnakud pole praeguseks enam midagi uut, 40-päevane kampaania kinnitas lõplikult tõsiasja, et ükski Venemaa tähtsamatest rajatistest pole enam turvaline. Tahad veel tipphetki? Meil on need olemas. 40-päevane kampaania mõjus Venemaa õhujõududele rängalt, kuna Ukraina hävitas üle tosina lennuki. Kaotuste hulgas olid ka 2 Su-35 hävitajat, mis, välja arvatud Su-57, mida Ukrainas peaaegu ei kasutata, on tõenäoliselt parimad hävitajad, mida Venemaa suudab välja panna. Ukraina hävitas järjekordses löögis Venemaa strateegilise pommituslennuväe vastu ühe Tu-95 MS-i. Mitmed vanemad Nõukogude ajastu lennukid, mida Venemaa kasutab oma liukpommirakettide rünnakuteks, langesid samuti Ukraina droonide ohvriks, sealhulgas Su-24T, Su-30T ja Su-30 SMI-d. Ukrainal õnnestus hävitada ka paar L-39 treeninglennukit, mis muudab Venemaal raskemaks oma pilootide ettevalmistamise selleks, mida Putin neilt vajab. Koos lennukirünnakutega kaasnevad ka rünnakud lennuväljadele. Belbek, Kamskaja, Saki, Vardiska, Engels ja Bagurovo said kõik Ukraina droonidelt külastuse. Paljudele neist ei olnud see esimene külastus, mis näitab, kui pingule on Venemaa õhutõrje venitatud. See on hea sissejuhatus meie järgmisele tipphetkele. Vene õhutõrjesüsteemidel oli 40-päevase kampaania jooksul väga raske aeg. Ukraina hävitas iga päev ühe õhutõrjesüsteemi või radari, mis on avanud ukse veelgi rohkematele õhurünnakutele tulevikus. Nende seas olid 92 N6E multifunktsionaalne radar, mida kasutatakse sageli Venemaa S-400 süsteemides, ning ka Nebo U radar. Venemaa kaotas Ukraina droonide tõttu mitu Panzer S2 ja Tor M2 õhutõrjesüsteemi. Samuti Pool 21 elektroonilise sõjapidamise jaama, mis peaks suutma Ukraina droonid kursilt kõrvale juhtida. Kõiges selles on mõnus iroonia. Just need relvad, millele Venemaa loodab Ukraina droonide vastu, langevad nüüd nende endi ohvriks. See näitab, kui paljud neist süsteemidest ei sobi tegelikult oma ülesandeks, sest neil on raskusi madalal lendavate droonide jälgimisega. 40-päevane kampaania süvendas vaid õhutõrje probleeme, millega Venemaa on juba mõnda aega maadelnud. Kuna Ukraina droonide tegevusraadius on laienenud, on Venemaa pidanud oma õhutõrjet üha enam üle suuremate territooriumite laiali jagama. Venemaa õhutõrje on nagu kummipael, mis on venitatud ümber Vene kindrali punnis vöökoha. Lõpuks käib kummipael katki ja me hakkame nägema, kuidas see kõikjal järele annab. Venemaa õhutõrjes on nüüd suured lüngad. Venemaal lihtsalt ei ole piisavalt süsteeme, et kaitsta iga sihtmärki, mida Ukraina võiks soovida hävitada. Venemaa on paanikarežiimis, kuna isegi Moskva ümber olevat tugevalt kindlustatud õhutõrjerõngast suudetakse läbistada. Kremli üritab õhutõrjesüsteemi ümber paigutada, et kaitsta prioriteetseid sihtmärke, kuid see tekitab lihtsalt rohkem haavatavusi nii rindel kui ka tagalas, mida Ukraina saab ära kasutada. Ja nüüd on veel 40 süsteemi ja radarit kadunud. Vladimir Putin teab, mida see tähendab. Veel rohkem Ukraina droone saavutab edu. Enne kui edasi liigume, on meil teile veel üks oluline teema. Venemaa varilaevastik Krimmi ümbruse vetes. Sel ei lähe hästi. Kogu juulikuu jooksul korraldas Ukraina Mustal merel ja Aasovi merel varilaevastiku laevadele järjest rünnakuid. Suures osas Ukraina näis sihikule võtvat laevu, mis varustasid Krimmi kütuse ja tarvikutega, olles osa laiemast strateegiast poolsaart isoleerida ja sundida Vladimir Putinit loobuma kontrollist selle territooriumi üle, mille Venemaa 2014 aastal ära võttis. See kampaania pole peatunud. 29. juuliks teatas Euromaidan Press, et Ukraina oli vaid 3 nädalaga tabanud 201 Venemaa laeva. Uuenduse andis Ukraina kaitseministeeriumi X-konto 6. augustil. Ainuüksi juulis tõusis hävitatud paatide ja laevade arv 236-ni.
kusjuures enamik rünnakuid viidi läbi kaugemal kui 50 kilomeetrit. Ukraina väidab nüüd, et tal on tulekontroll Krimmi ümbritsevate vete üle. Seda on raske vaidlustada. Venemaa näib olevat võimetu midagi ette võtma nende rünnakute peatamiseks oma Krimmi laevanduse vastu. Siin on meil tohutu hulk Vene varustust, mis on saadetud vanarauaks, koos sõduritega, kes on saadetud hauda. Aga mida Ukraina tegelikult saavutas oma 40-päevase kampaaniaga? Sellele küsimusele süveneme kohe pärast seda meeldetuletust, et te vaatate Military Show'd. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil varuks on. Siin on, mida Ukraina tegi 40 päeva jooksul. See tõi sõja tagasi Venemaale, võib-olla rohkem kui kunagi varem. See polnud juhuslike rünnakute seeria, mida viidi läbi võimaluse tekkides. Ukraina kavandas seda kõike. Ta teadis täpselt, mida, kus ja millal rünnata. Iga droon, mille nad õhku saatsid, läks taevasse kindla eesmärgiga, mis oli määratletud juba enne kampaania algust. Ukraina ei tegutsenud reageerivalt, vaid oli selles kampaanias proaktiivne, et avaldada maksimaalset võimalikku survet Putinile. See kampaania aspekt oli äärmiselt tõhus. Kampaania keskpaigas avaldas The Economist artikli Ukraina rünnakutest Venemaa Wildberriesi rajatiste vastu, mis on veel üks oluline sündmus, mida me ei käsitlenud. Saad teada miks selle video lõpus. Kuid Ukraina droonikampaania on tekitanud vähemalt $2 miljardi ulatseneses kahju ettevõttele, mis on sisuliselt Venemaa Amazon. See suurendab survet nii müüjatele kui ka ostjatele, kes seda platvormi kasutavad. Iga rünnak, mille Ukraina oma 40-päevase põrgutormi ajal korraldas, teenis sama eesmärki. Rafineerimistehaseid rünnati, et takistada venelastel kütusele lihtsat ligipääsu. Sama kehtib Krimmi okupeerijate ja varilaevastiku vastu suunatud rünnakute kohta. Isegi rünnakud Venemaa sõjatehnika vastu tuletavad meelde, et sõda, mille Putin lubas, et see ei ulatu kunagi Ukraina piiridest kaugemale, on nüüd jõudnud Venemaale. Ja see võib tabada peaaegu ükskõik millist Venemaa osa. Omski rünnak tõestas seda. Venemaa juhtkond tunneb selle mõju. Avalik rahulolematus kasvab, teatab The Economist. Kremli lähedase küsitlusfirma VCIM andmetel on rahulolu valitsuse poliitikaga langenud jaanuaris 45% pealt juunis 21%-ni. Sõltumatu küsitlusfirma Lavarda sõnul on viimase aasta jooksul nende inimeste arv, kes arvavad, et Venemaa liigub vales suunas, kahekordistunud 17%-lt 35%-ni. Muidugi oli ja on endiselt prioriteediks Venemaa sõjalise jõu kahjustamine. Kuid need 40 päeva kestnud rünnakud olid seotud ka psühholoogilise kahjuga, mida Ukraina põhjustas Vene rahvale. Üle 100 rünnaku Venemaa pinnal 40 päeva jooksul pole sugugi tühine asi. Kui üldse, siis on see eredalt punane lipp, mis on õhku heisatud, et iga venelane seda näeks. Nad teavad, et nende suur kaitsja Putin on neid alt vedanud. Ukraina jaoks on see olukord, kus samaga vastamine on õiglane. Psühholoogiline sõjapidamine on strateegia, mida Venemaa on kasutanud alates sissetungi algusest. Venemaa jaoks tähendab see pidevaid rünnakuid Ukraina linnade vastu, mille käigus saavad sageli surma või vigastada tsiviilisikud. Talve jooksul tähendas see ka lakkamatuid rünnakuid Ukraina energiavõrgu vastu. Ukraina pole hulluks läinud, et liituda Putini ja tema käsilastega. Ukraina ei korralda otseseid rünnakuid tsiviilisikute vastu. Kuid Ukraina on otsustanud, et psühholoogilise sõjapidamise strateegia on õigustatud, arvestades kõike seda, mida Venemaa on teinud ja jätkuvalt teeb. Ukraina eesmärk on muuta tavalise venelase elu ebamugavaks ja Krimmi okupeerijate puhul muuta elu täiesti talumatuks. Sellele pole paremat näidet kui kütusepuudus, mis on kogu 40-päevase kampaania jooksul Venemaad vaevanud. Ukraina ei ole rünnanud rafineerimistehaseid ja varilaevastiku laevu lihtsalt sellepärast, et ta suudab. Ta tahab, et Vene bensiin ja diisel põleksid kõikjal mujal kui Vene sõidukite sees. Ja kui seda ei saa põletada, peab see kütus muutuma hinnaliseks kaubaks, mille hind tõrjub Vene tarbijad selle ostmisest välja. Kogu juuli jooksul on Ukraina oma eesmärgi enamasti saavutanud. Mõnes Venemaa piirkonnas, eriti Krimmis, on bensiini hind kahekordistunud. Järjekorrad, mis ulatuvad mõnes kohas mitme kilomeetri pikkuseks, on muutunud Venemaa tanklate juures tavapäraseks vaatepildiks, kuna autojuhid otsivad meeleheitlikult pumpasid, kus veel kütust leidub. Ukraina rünnakud rafineerimistehastele on vähendanud Venemaa tavapärast rafineerimistoodangut umbes kolmandiku võrra, jättes selle tasemele, mida viimati nähti 2002. aastal, teatab United 24 meedia. Rajatised, mida Ukraina on oma 40-päevase kampaania jooksul tabanud, moodustavad 45% Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest ja arvatakse, et see survekampaania üksainus aspekt on Venemaale 2026 aasta jooksul maksma läinud umbes $13,5 miljardit. Kõik käib rahulolematuse tekitamise ümber, ilma et keegi sõidaks. Venemaal on palju vähem inimesi, kes on saanud seda teha, tänu sellele, millega Ukraina on viimased 40 päeva tegelenud. Ainus päästerõngas Venemaale on see, et Gazprom Neft, mis on üks riigi suurimaid kütusemüüjaid, on väidetavalt tühistanud ostupiirangud. 13. Venemaa piirkonnas, kus ta oli sunnitud kütust kiiruga normeerima. Kui kaua see kestab, on raske öelda, eriti kui Ukraina otsustab oma rafineerimistehaste rünnakuid suurendada. Aga jällegi,
kõik sõltub survest. The Economist tõi esile küsitluse tulemused, mida ta jagas, ning Kiiev avaldas sama asja 4. juuli artiklis, kus kuulutati, et rekordarv venelasi soovib nüüd, et Putin lõpetaks oma sõjalise erioperatsiooni. Väljaanne ütleb, et Ukraina-põhine küsitlusfirma Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituut viis läbi uuringu, leidis, et vaid 9% venelastest soovib jätkata sõda seni, kuni nende riik saavutab täieliku võidu. 81% küsitletutest ütles, et nad eelistaksid palju rohkem võitluse kohest lõpetamist, eriti arvestades seda, kui palju see neile ja nende riigile maksma läheb. See avaliku arvamuse muutus Venemaal on Ukraina 40-päevase kampaania jaoks tõeline edu, kuid me ei saa ka ignoreerida elevanti toas. Eesmärk oli sundida Putinit 40-päevase pideva surve lõpuks läbirääkimiste laua taha tulema, kuid seda pole juhtunud. On ebatõenäoline, et paljud, võib-olla isegi Zelenski ise, tõesti uskusid, et psühhopaat, kes peidab end sügaval maa-alustes punkrites, kuulutab välja rahu. Siiski põhjustas Ukraina Venemaal käegakatsutavat kahju ning jätkas surve avaldamist Putinile ajal, mil tema sissetungitoetus on tema enda riigis langenud uutesse madalseisudesse. See on võit Ukrainale. Mis puudutab seda, mis edasi saab, siis jätkub kõik samamoodi. Putin ei tulnud läbirääkimistele pärast 40 päeva. Seega kavatseb Ukraina alustada uut kampaaniat. Me jätkame. Ärge jääge kinni kõikidesse nendesse vaidlustesse. 40, 50, 100 või 15 päeva. Oluline on tulemus. Oluline pole niivõrd see, kuidas me sellesse protsessi siseneme. Palju tähtsam on see, millega me välja tuleme. Et sellest soovitud tulemusega väljuda, peame olema tugevad. Need on presidendi kantselei juhi Kirill Budanovis sõnad pärast 40-päevase kampaania lõppu. See on hoiatus. Kui Putin, tema kaaslased ja Vene rahvas arvasid, et õudusunenägu, mille nad just üle elasid, on läbi lihtsalt sellepärast, et 40 päeva täis sai, siis nad eksivad rängalt. Taevas on palju sellist, mis on valmis lööma ja kui kellelgi oli kahtlusi, kas Budanov räägib tõtt, siis Ukraina droonioperaatorid on need juba hajutanud. Nad on lasknud oma relvadel enda eest rääkida. 6. augustil Ukraina korraldas veel 2 rünnakut rafineerimistehastele, seekord Bašnev Novonovoil ja Slavneft Janoš rafineerimistehastele. Sõnum on kohale jõudnud valjult ja selgelt. Venemaa võis küll 40-päevasele plitsile vastu pidada, kuid surve ei kao kuhugi. Ukraina sunnib Putinit läbirääkimistele, isegi kui selleks tuleb iga rafineerimistehas Venemaal maha põletada. Nüüd mainisime veel üht. 40-päevase kampaania tipphetke. Wildberriesi rünnakuid. Meil oli hea põhjus, miks me ei läinud detailidesse. Oleme sellest juba rääkinud. Need rünnakud võivad osutuda Ukraina survekampaania kõige olulisemaks osaks ja miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Ja kui sulle meeldis see analüüs Venemaa enam kui kuu kestnud piinadest, siis telli Military Show, et olla esimeste seas, kes näevad, mis meil järgmisena tulemas on. Ja aitäh vaatamast!